Viimastel aastatel on sõjalised analüütikud hoiatanud, et Hiina kujutab USA merelisele ülemvõimule üha suuremat ohtu. On tõsi, et paljudes aspektides on Hiina kiiresti vähendanud varem tohutut lõhet mereväe võimsuses. Kasutades ära oma ülemõõdulist tootmisvõimsust, on Hiina merevägi PLAN nüüd rohkemate laevadega merel kui USA ning toodab laevu märkimisväärselt rohkem kui USA. Kuid on üks mereväe valdkond, kus pole mingit vaidlust selle üle, kellel on ületamatu eelis – allveelaevad. Ja selles kategoorias on võitja USA. Vaatame siis, miks ookeani sügavustes valitsev olukord on endiselt nii tugevalt USA kasuks ja miks see muudab Hiina USA mereväe vastu lõppkokkuvõttes jõuetuks. Alustuseks on USA'l selles kategoorias endiselt märkimisväärne arvuline ülekaal. 2026. aasta alguse seisuga on USA'l kokku 66 allveelaeva, millest kõik on tuumajõul töötavad. Hiinal on vaid 12 tuumajõul töötavat allveelaeva, lisaks vähemalt 46 tavapärase jõuallikaga diisel-elektrilist allveelaeva. Tuumajõul töötavad allveelaevad on muidugi tunduvalt võimekamad kui diisel-elektrilised allveelaevad, pakkudes palju suuremat tegevusulatust, varjatust ja ründevõimet. Nii et kuigi Hiinal võib olla peaaegu sama palju allveelaevu, pakub USA tuumalaevastik palju laiemat ülesannete valikut ja nagu me varsti näeme, lõpmatult suuremat hävitusjõudu. Lisaks sellele on USA allveelaevadel kokku umbes 1168 vertikaalset raketistardisüsteemi ehk VLS-i rakettide väljatulistamiseks. Kuid, nagu me varem mainisime, väheneb 2 laevastiku vahe. Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi andmetel ületas Hiina esimest korda USA tuumajõul töötavate allveelaevade aastases tootmises ajavahemikus 2021-2025. Selle perioodi jooksul lasi Hiina vette 10 tuumajõul töötavat allveelaeva kogukaaluga 79 000 tonni, samal ajal kui USA lasi vette 7 allveelaeva kogukaaluga 55 000 tonni. Eelmisel 4-aastasel perioodil aastatel 2016-2020 tootis USA 7 allveelaeva, samas kui Hiina merevägi tootis vaid 3, mis rõhutab tootmismahtude muutuse ulatust. Kuid põhinumbrid ei räägi kogu lugu, nad teevad seda harva. USA 65 aktiivsest allveelaevast on 14 tuumajõulised ballistiliste rakettidega allveelaevad ehk SSBN-id ja 51 on kombinatsioon tuumajõulistest tiibrakettidega allveelaevadest ehk SSGN-idest ning tuumajõulistest ründeallveelaevadest ehk SSN-idest. Hiinal on vaid 6 SSBN-i ja 6 SSN-i. Kui me kunagi jõuame katastroofilise täistuumarelvasõjani, osutub see erinevus ülioluliseks. Tõeliseks tuumaheidutuseks on vaja mandritevahelisi ballistilisi rakette ehk ICBM-e. Paigutades tuumarelvi kandvad ICBM-id SSBN-idele strateegilistesse asukohtadesse üle kogu maailma, saab riik tagada võimekuse anda hävitavaid vastulööke isegi siis, kui mandril on kõik hävitatud. Asi on selles, et Hiina 6 SSN-i ei suuda tulistada ICBM-e ehk täpsemalt SLBM-e, mis on allveelaevalt lastavad vasted. SSN-ide on mõeldud taktikalisteks, mitte strateegilisteks missioonideks ning on varustatud peamiselt tavapäraste tiibrakettide ja torpeedodega, mitte ülipika tegevusulatusega ja üliraskete tuumarakettidega. See piirab oluliselt nende tegevusulatust ja kasulikkust tuumaheidutusvahendina võrreldes SSBN-idega. Ja Hiina 6 SSBN-ist lihtsalt ei piisa, et katta kogu maailma ookeane, isegi kui need oleksid võrreldavad USA SSBN-idega, mida nagu varsti näeme, nad ei ole. Allveelaevad, eriti suured ja tehnoloogiliselt keerukad SSBN-id nagu USA Ohio klass, vajavad ulatuslikku hooldust ja pidevat tehnilist peenhäälestust. USA 14 Ohio klassi SSBN-ist on tavaliselt 10–12 igal ajal operatiivselt saadaval. Igal neist on 2 meeskonda, sinine ja kuldne, kes vahetuvad 77-päevaste patrullide kaupa, millele järgneb 35 päeva sadamas. Tõsiasi, et USA'l on kasutada 14 sellist allveelaeva, võimaldab praktiliselt pidevat merepõhist heidutust, kus tavaliselt on üle maailma korraga väljas 4-6 SSBN-i. Hiina allveelaevadel on sama nõue pikaks dokis viibimiseks missioonide vahel. Seega on tõenäoliselt korraga operatiivselt aktiivsed vaid 2–3 allveelaeva. Kui need kõrvaldada, on Hiina allveeline tuumaheidutus minevik.
Lisaks kahekordsele eelisele SSBN-ide arvus merel on USA-l igal ajahetkel ka 1 või 2 oma Ohio-klassi SSGN-i merel. Neil on märkimisväärne võime püsida pikalt merel. Üks SSGN USS Florida viibis lausa 727 päeva merel ehk peaaegu 2 aastat tänu meeskonna vahetustele ja välismaisele varustamisele. Nüüd ei anna see arvuline erinevus USA-le mitte ainult märkimisväärset eelist Hiina ees rünnakute varjatud lähtekohtade arvus. USA ründalveelaevadel on samuti palju suurem tulejõud. Hiina 6 Type 094 ehk Jin-klassi SSBN-i suudavad igaüks kanda kuni 12 allveelaevalt välja lastavat ballistilist raketti, mis annab kokku 72 sellist raketti. Iga ballistiline rakett kannab hinnanguliselt 35 tuumalõhkepead raketi kohta. See annab Hiinale kokku 216 kuni 360 tuumalõhkepead ballistiliste rakettide pardal. Võrreldes sellega suudab USA 14 Ohio-klassi allveelaeva kanda igaüks kuni 20 Trident 2 D5 ballistilist raketti. Algselt olid need mõeldud kandma 24 ballistilist raketti, millel on mitu iseseisvalt sihitavat lõhkepead, kuid uue Stark-lepingu tingimuste kohaselt vähendati seda arvu. Seda lepingut lubas president Donald Trumpi administratsioon vastuoluliselt aeguda, hoolimata Venemaa katsetest seda pikendada, kuni oleks võimalik sõlmida uus kokkulepe. Kuna USA president Donald Trumpi ajal näib olevat relvastuskontrolli mõiste täielikult hüljatud, võime ehk lähitulevikus näha, et USA SSBN-ide võimet kanda rohkem SLBM-e suurendatakse. Praegu saavad allveelaevad siiski kanda igaüks 20 Tridenti raketti. Iga Trident 2 D5 rakett suudab kanda kuni 8 iseseisvalt juhitavat tuumalõhkepead. Siiski hinnatakse, et praeguste relvastuskoosseisude puhul on operatiivsetel ja lepingulistel põhjustel iga raketi kohta 4-5 lõhkepead. See tähendab, et USA-l on igal ajahetkel kasutusel 1120 kuni 1400 tuumalõhkepead, mis on 3 kuni 4 korda rohkem kui Hiinal. Seega, ainult numbrite põhjal peaks Hiina oma SSBN laevastiku kahekordistama ja tulejõu 4-kordistama, et USA-ga võrdsust saavutada. See tähendab, et nad peavad oma tuumalõhkepeade arvu oluliselt suurendama. Hiina tuumalõhkepeade varu hinnatakse olevat 600 kuni 700. Eksperdid ennustavad, et see arv tõuseb kümnendi lõpuks umbes 1000-ni, kuid see jääb siiski kaugele alla USA varudele. USA-l on hinnanguliselt 3700 kasutusvalmis tuumalõhkepead. Kui arvestada maha 1477 lõhkepead, mis on lammutamisel, siis on USA-l hinnanguliselt 1770 paigutatud tuumalõhkepead ja veel 1930 reservis. Ainult Venemaal on rohkem, kuid mitte palju. Hiinal on väga suur mahajäämus tasa teha, kuid nad püüavad seda teha. Nüüd ennustavad mõned eksperdid, et tänu oma suurele laevaehitusvõimekusele saavutab Hiina selles vallas arvulise võrdsuse või isegi ülekaalu järgmise kümnendi jooksul. Hinnanguliselt on Hiinal praegu 230 korda suurem laevaehitusvõimekus kui USA-l ning see vahe suureneb iga aastaga. Aga ainult see, et sa suudad rohkem allveelaevu ehitada, ei tähenda, et need suudavad konkureerida. Kogemust ei saa osta ja USA-l on seda lihtsalt palju rohkem. Praegune laevastik peegeldab aastakümnete pikkust inseneerioskust ja strateegilist ettenägelikkust, mille aluseks on täielikult tuumajõul töötav arsenal, mis valitseb veealust valdkonda. Tänane laevastik koosneb tipptasemel Virginia-klassi tuumaallveelaevadest, vananevatest, kuid endiselt maailma parimatest Ohio-klassi ballistiliste rakettidega tuumaallveelaevadest, väikesest arvust erakordselt arenenud Seawolf-klassi allveelaevadest ning suurest hulgast vananevatest Los Angeles-klassi allveelaevadest. Täiesti uued tipptasemel Columbia-klassi ballistiliste rakettidega tuumaallveelaevad on arendamisel ning esimese laeva valmimist oodatakse sel kümnendil hiljem. Nagu oleme arutanud, kannavad Ohio-klassi allveelaevad kuni 20 Trident 2 D5 raketti, millest igaühel on mitu iseseisvalt sihitavat taasisselaskemoodullit ehk MERBI, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 12 000 kilomeetri kaugusel. Virginia-klassi allveelaev, millel on nüüd kasutusel Block 5 konfiguratsioon, sisaldab 25-meetrist Virginia relvamoodulit, mis suurendab selle Tomahawk-tüüpi rakettide mahutavust kuni 40 raketini ühe allveelaeva kohta. See on tohutu kogus rasket tulejõudu, kuid just nende ületamatu tehnoloogia eristab neid teistest, eriti varjatuse ja akustika osas. Virginia-klass kasutab pumpjooajameid ja kajaneelavaid kerekatteid, et saavutada müratase alla 100 detsibelli.
See on praktiliselt ookeani taustamüra tasemel, mis muudab selle isegi kõige tundlikumatelegi hüdrofonidele peaaegu märkamatuks. Aga teiselt poolt on sellel ANB QQ10V sonarite komplekt, mis on ühendatud suure avaga vööri sensorite ja DB29A pukseeritava andurimassiiviga. See suudab töödelda akustilisi andmeid nii täpselt, et eristab allveelaeva võlli pöörlemise helisid vaalade häälitsustest enam kui 50 meremiili kauguselt. Hiina allveelaevad ei suuda lihtsalt USA omadega sammu pidada ja see ei muutu tõenäoliselt niipea, aga nad pingutavad selle nimel. Hiina O93B tüüpi allveelaevad on teinud edusamme võrreldes nende lärmakate O91 Han-klassi eelkäijatega, kasutades võlli summutust ja tilgakujulist kere, et vähendada müra korraliku 120 detsibellini. Yuan-klassi allveelaevad lähevad sammu võrra kaugemale, kasutades õhust sõltumatut jõuseadet ehk AIP, et saavutada müratase umbes 110 detsibelli. Selle kajavastased plaadid, mis on ümber ehitatud Vene kiloklassi disainide põhjal, summutavad ka sonari peegeldusi mõnevõrra tõhusamalt kui vanemad mudelid. Lõppkokkuvõttes suudavad USA allveelaevad ikkagi tuvastada isegi kõige vaiksemaid Hiina allveelaevu märkimisväärsetel kaugustel, sageli enne, kui neid endid avastatakse. Hiina veealused tuvastusvõimed, kuigi paranevad, jäävad ulatuselt siiski maha. Ja täpsuselt. Allveelaevade vastasseisus on avastatavus pöördvõrdelises seoses ellujäämisvõimega. Lihtsamalt öeldes, kui sind on kuulda, siis sind saab tabada ja vastupidi. USA tehnoloogiline ülekaal tähendab, et Hiina allveelaevu on lihtsalt palju lihtsam leida ja tabada ning Hiina on praegu selle suhtes jõuetu. Kui otsid faktipõhist kajastust ja analüüse sõjalistel teemadel, oled sa täpselt õiges kohas. Telli the Military Show, et hoida kätt pulsil kõige olulisematel sõjauudistel ja nende tähendusel. USA-le annab veealuse eelise parem soonar ja sensorid, mida võimendab USA laevastiku parem võrgu koostalitlusvõime. Virginia-klassi allveelaevadel olev ANBYG-1 lahingusüsteem ühendab andmeid paljudest allikatest, sealhulgas satelliitidest, MQ-4C Triton droonidest ja P-8 Poseidon lennukitest, võimaldades paremini informeeritud sihtmärkide valikut ja missioonide planeerimist. See annab USA allveelaevadele otsustava eelise, võimaldades neil tegutseda palju parema olukorrateadlikkusega kui nende vastastel, isegi kui reaalajas uuendused on täielikult vee all olles piiratud. See tihe ühendatus laieneb ka lennukikandjate löögigrupile, kus allveelaevad tegutsevad eesliini luurajatena. Siin on nende ülesandeks edastada krüpteeritud raadiosageduse side oma OE-538 mastiga, et pinnalaevadele märku anda nagu Arleigh-Burke'i klassi hävitajad. Lõuna-Hiina meres võimaldab see võrgustatud lähenemine USA allveelaevadel teha koostööd allveelaevade vastase sõja ehk ASV-kopteritega, kes viskavad ANSSQ-62 sonopoid, et trianguleerida Hiina allveelaevade asukohti. Nii tehes kompenseerib USA merevägi piirkonna madalate vete sonarilaineid hajutava mõju, mis muidu võiks allveelaeva operatsioone madalas vees oluliselt keerulisemaks muuta. Sellest räägime varsti lähemalt. Kuid see kõrgetasemeline koostöövõime ja ülekaal eri tegevusvaldkondades näitab USA võrreldamatut kogemust allveelaevasõjas. Kui USA on neid taktikaid ja tehnikaid aastakümneid täiustanud, siis sellised riigid nagu Hiina alles hakkavad neid esmakordselt välja arendama. Jällegi on see kogemuse küsimus, mida tuleb teenida, mitte osta. USA omandas allveelaevade vastase sõjapidamise oskused külma sõja ajal, aastakümnetel, mil Hiinat vaevas äärmine vaesus ja selle sõjavägi oli lagunenud. USA jaoks tähendas Nõukogude Alfa ja Akula-klassi allveelaevade ohtude jälgimine Atlandi G-juki lõhe piirkonnas selliste uuenduste kasutuselevõttu nagu soosusi hüdrofonivõrk ja ulatuslik väljaõpe. Meeskonna oskusi nõrkade tonaalsete signaalide tõlgendamisel tihedate termiliste kihtide vahel lihviti pika ajalooga asutustes nagu Gradoni mereväe allveelaeva kool. Gradoni kool asutati 1916 aastal. See on 110 aastat tagasi, mis näitab, kui kaua USA on olnud allveelaevanduse alal meister. Hiljem on tekkinud veel mitmeid allveelaevade väljaõppekeskusi, eriti Vaikse ookeani mereväe allveelaevade väljaõppekeskus NSTCP Pearl Harboris Hawaii'l, allveelaevade õppekeskus Norfolkis, SLFN Virginias ning Tridenti väljaõppekeskused Kings Base Georgias ja Bangoris Washingtonis. Uus allveelaevade tööjõu väljaõppekeskus on hetkel arendamisel Danville'is Virginias. See-eest on Hiinas üks peamine allveelaevade väljaõppeakadeemia, Mereväe allveelaevade akadeemia, NSA, Qingdaos.
See asutati 1953. Aastal peaaegu 4 aastakümmet pärast USA esimest allveelaevade akadeemiat, kuigi viimastel aastatel on see läbi teinud suure laienemise, sealhulgas avati umbes 2016 aastal uus ülikoolilinnak. Tulemus on see, et Hiina alustas võrreldes USA-ga väga hilja ja püüab siiani järele jõuda. Tänapäeva Hiina allveelaevnikul on keskmiselt umbes 10 aastat kogemust, samas kui USA's on see 15–20 aastat ning see kogemus on aja jooksul kuhjunud. Külma sõja lõpuks oli USA saavutanud Nõukogude Liidu üle veealuse ülekaalu, mis on püsinud Venemaa suhtes tänaseni. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja külma sõja lõppu 1980-ndate lõpus suunati see veealune oskusteave luure, seire ja rekognosseerimismissioonidele ehk ISR missioonidele. Los Angelese klassi allveelaevad patrullisid Pärsia lahes operatsioonide Kõrbetorm ja Iraagi vabadusajal, pealt kuulates sidepidamist ja tulistades Tomahawki rakette. Hiljem jälitasid Virginia klassi allveelaevad Iraani allveelaevu 2020. aastate alguses. Kogu selle aja on neid lahingumissioone pidevalt toetanud põhjalik väljaõppe. Suuremahuliste lõppustel, nagu RIMPAC, tegutsevad USA tuumajõul töötavad ründeallveelaevad regulaarselt liitlasriikide merevägedega keerulistes allveelaevavastastes stsenaariumides, täiustades taktikaid tulevasteks Vaikse ookeani rannikualade kokkupõrgeteks Hiinaga. Ja see võib osutuda ülioluliseks suuremas sõjalises kokkupõrkes Hiinaga. Madala vee- ja rannikualade operatsioonid on üks allveesõja valdkond, kus USA ja Hiina võimete vahe pole nii märgatav. Sügavvee ehk avamere operatsioonides ei küündi ükski merevägi USA mereväe tasemeni. Lisaks oma maailma tasemel lennukikandjate, hävitajate ja allveelaevade laevastikule on USA'l ka palju suurem sõjaväebaaside ja rajatiste võrgustik, mis on hajutatud üle kogu maailma. USA hinnanguliselt 750–800 baasi jätavad kõik tänapäeva sõjalised suurriigid kaugele maha. See on inimkonna ajaloo suurim sõjaline võrgustik, ületades kaugelt ühegi teise riigi välismaal asuvate sõjaväebaaside arvu. Lähim rivaal on Ühendkuningriik umbes 145 välisbaasiga Prantsusmaal ja Türgil on kummalgi umbes 30–50 baasi. Venemaal on hinnanguliselt 52, samas kui Hiinal on 29. Kuid Venemaa baasid asuvad peamiselt naaberriikides Kesk-Aasias ning lõunapool Süürias ja Armeenias. Hiina väed on samuti koondunud oma lähedusse. Ainult nende baasid Djiboutis ja Kuubal asuvad maailma kaugemates piirkondades. Seevastu USA on sõna otseses mõttes kõikjal, igas maailmajaos ja igas maailmanurgas. Nii et samal ajal kui peaaegu kõik teised mereväed on loodud kohaliku kaitse eesmärgil, on USA merevägi ehitatud selleks, et sõjalist jõudu üle maailma rakendada. Hiina püüab enamiku allikate kohaselt aktiivselt oma mereväge laiendada ookeaniväeks, mis suudaks USA mereväele kogu maailmas väljakutset esitada või vähemalt kaitsta oma tohutut kaubalaevastikku kõikjal. Kui ülemaailmne laevandus jätkab praegust allakäiku seadusetusesse ja piraatlusesse. See on aga suhteliselt uus areng Hiina sõjalises doktriinis ning on ebatõenäoline, et neil kulub vähem kui paar aastakümmet, et üldse järelejõudmist alustada. Kuni viimase ajani oli Hiina laevastiku peamine prioriteet oma vete kaitsmine, USA mereväe ülekaalu tõkestamine ja Taiwani vallutamine, mitte mereväe jõu globaalselt projitseerimine. Alles viimase 10 või 2 jooksul on Hiina keskendumine nihkunud rannikukaitselt jõu projitseerimisele. Ja selles eesmärgis end võimaliku USA agressiooni eest kaitsta on Hiina näidanud ning paljud eksperdid ja nende sõjamängud on tõestanud, et vaatamata oma alaväärsusele võib Hiina allveelaevastik olla üsna tõhus. Eriti arvestades, et neil puuduvad tuumaenergiaga USA rivaalide arenenud akustika, sensorid ja ülekaalukas tulejõud, võivad Hiina diiselelektrilised allveelaevad ründavale USA laevastikule ebameeldivaid üllatusi valmistada. Relvad, mida nad kasutavad, ei pruugi olla samal tasemel kui USA omad, kuid need on siiski üsna võimsad. YJ-18 laevatõrje tiibrakett lendab kiirusega Mach 3 umbes 2300 miili tunnis ning selle tegevusraadius on 335 miili. Selle merepinnal liuglev lõppfaas võib USA aegise kaitsesüsteemidele tõsist väljakutset pakkuda. Chin-klassi allveelaevade JOL-3 allveelaevalt lastavad ballistilised raketid kannavad mitme lõhkepeaga laenguid, tugevdades tuumaheidutust, samal ajal kui U-6 torpeedo, mis on modelleeritud USA MK-48 torpeedo järgi, toimetab 450 naelase lõhkepea 28 miili kaugusele. Muidugi ei loe see tulejõud midagi, kui neid kandvad allveelaevad on USA sonari jaoks kuuldavad.
Kuid Lõuna-Hiina mere madalates vetes ning esimese ja teise saareahela ümbruses muutub see olukord. Piirkonna 70 meetri sügavused mandrilavad ja riffidega kaetud rannikualad hajutavad sonari. Kujutage ette, kuidas SQS-53C signaalid põrkuvad Spratly korallidelt tagasi. Need tingimused soosivad diiseleelektrilise UN-klassi AIP tehnoloogiaga allveelaeva vaikust ja 7-meetrist süvist muutes selle ideaalseks, et varitseda vaidlusaluste tugipunktide nagu Fiery Crossi lähedal. 8000 meremiili tegevusraadiusega suudab see USA lennukikandjaid jälitada nädalaid. See on IJ-18 jaoks ideaalne varitsuspositsioon. USA Virginia-klassi allveelaevad on seevastu ehitatud sukelduma kuni 600 meetri sügavusele ja kaotavad nendes madalates vetes osa oma eelisest. Nende 10 meetri süvis seab madalates vetes ohtu põhja kriimustamise, kuigi nende PQQ-10 sonar kompenseerib seda, edastades segaseid signaale seal, kus Hiina kehvemad sonarid hätta jäävad. Kuid nendest madalikest kaugemal, sügavas vees, pole konkurentsi. Näiteks 5-kilomeetrise sügavusega Luzoni väinas on USA tuumaallveelaeva tõestanud oma üleolekut, suutes pidevalt liikuda 56 kilomeetri pärtsana kiirusega ning kasutada võrgustatud luure- ja jälgimissüsteeme koos B-8 luurelennukitega, mis võimaldab kaugelt rünnakuid sooritada. Regulaarsed allveesõja õppused nagu Black Widow 2025 Hawaii lähedal, Sea Dragon 2025 ja õppus Malabar 2025 Guami lähedal lihvisid taktikaid ja koostööd liitlastega. See kaugelt mõjutamise võime, mis ühendab täpsuse ja püsivuse, hoiab USA üleoleku kindlalt paigas seal, kus sügavus seda võimaldab. Kuid tehnoloogilise jõu puudujäägi loodab Hiina tasa teha puhta arvulise ülekaaluga. Hiina püüab vahet vähendada allveelaevade tootmist suurendades. Yuan-klassi allveelaev maksab umbes $200 miljonit, samal ajal kui Virginia-klassi allveelaev maksab üle $3 miljardi, mis tähendab, et Hiina ei tooda mitte ainult rohkem kui USA, vaid teeb seda ka palju kuluefektiivsemalt. Teine Hiina käik selles vallas on allveelaeva droonide ehk täpsemalt suurte mehitamata veealuste sõidukite ehk UUV-de arendamine. Pole selge, kui palju need võivad mängu muuta või kas Hiina üldse kavatseb neid tuumarelvadega varustada, et luua analoog Venemaa Poseidon UUV-le. Praegu on need varustatud tavarelvastusega ja neid kasutatakse peamiselt sellisteks ülesanneteks nagu luure ja miinide paigaldamine, kuid vähemalt hetkel on Hiinal siin eelis. 2025 aasta septembris demonstreeris Plan AIX-002 ja HSU-100 eriti suuri mehitamata allveesõidukeid ehk XXL UUV-sid, mille pikkus on 60–65 jalga. Veelgi suuremaid mudeleid, pikkusega 135–150 jalga, on satelliidipiltidel nähtud Hainani lähedal ehitamisel. Need massiivsed platvormid on mõeldud konkureerima tavaliste diiselallveelaevadega oma suuruselt, kuid töötavad ilma meeskonnata. Arvatakse, et need on varustatud kaugtegevusmissioonideks, suutes potentsiaalselt kanda torpeedosid, meremiine või isegi lasta välja väiksemaid mehitamata allveesõidukeid. Jällegi puuduvad tõendid, et Hiina kavatseks neid varustada tuumarelvadega, vähemalt praegu. Väiksemad mudelid nagu Kielini ARV, hübriidne autonoomne kaugjuhitav sõiduk, mis suudab roomata merepõhjas, ja Haishen 6000 AUV, mis suudab sukelduda kuni 3,7 miili sügavusele, näitavad laia võimekuste spektrit. Ja paljud neist UUV-dest on juba kasutusel. Hiina on juba paigutanud oma CV-ingi ja HSU-001 UUV-d luure, miinisõja ja luureandmete kogumise eesmärgil ning nende kasutamist on täheldatud Lõuna-Hiina meres, India ookeanis ja isegi Vaikse ookeani piirkonnas. Mitte maha jääda soovides on ka USA-l oma XL-UUV programm, mille keskmes on Boeing Yorker. Yorker on 85-jalane 85-tonnine autonoomne diiselelektriline allveelaev, mis on mõeldud pikaajalisteks mitmekuulisteks missioonideks kuni 6500 meremiili kaugusele. Selle 30-jalane modulaarne lastiruum suudab kanda kuni 8 tonni, sealhulgas miine nagu planeeritav Hammerhead, väiksemaid UUV-sid, sensoreid või elektroonilise sõjapidamise süsteeme. See on rohkem kui küllalt, et Hiina analoogidega võistelda. Siiski on Orca programm silmitsi seisnud märkimisväärsete viivituste ja kulude ületamisega, olles 2022 aasta lõpuks ajakavast 3 aastat maas ja eelarvet ületanud $242 miljoni võrra. Esimene Orca tarniti 2023 aasta detsembris, teine on plaanis tarnida alles 2026 aasta märtsis.
Lõppkokkuvõttes võivad autonoomsed allveelaevad muuta allveesõja olemust sama drastiliselt, nagu autonoomsed lennukid või droonid on muutnud sõjapidamist õhus ja maal. Ukraina mereväedroonide kasutamine Vene Musta mere laevastiku ning Musta mere ja varitankeri laevastiku laiemaks hirmutamiseks on hea näide sellest. Aga praegu on USA vaieldamatu allveelaevade kuningas. Lõppude lõpuks võiks üks Virginia-klassi tuumaallveelaev, mis patrullib Scarborough madaliku lähedal, lasta mõne minutiga välja 40 Tomahawki raketti, et hävitada Taiwani ründav dessantlaevastik. Hiinas on täielik paanikaolukord. President Xi Jinping on just vaadanud, kuidas tema aastakümneid üles ehitatud sõjavägi saab kõige karmima äratuskõne, mida ette kujutada annab. Xi ei oodanud seda kunagi. Kui USA alustas Iraani pommitamist, arvas Xi, et Hiina on turvaline. Aga see, mida Xi on näinud, hirmutab teda, sest see ütleb Hiina presidendile ühe väga olulise asja. Hiina ei ole valmis. See ei ole valmis selleks sõjaliseks jõuks, mida USA on just tõestanud, et suudab rakendada, mis hirmutab Xi'd, kuna analüütikud usuvad, et ta on valmis alustama oma Taiwani invasiooni 2027 aastal. Aga Hiina ei ole samuti valmis selleks geopoliitiliseks stormiks, millega ta silmitsi seisaks, kui ta peaks kunagi USA'ga sõtta minema. Geopoliitilisest küljest räägime hiljem videos, kuid sõjalisest vaatenurgast on USA näidanud meile mitmeid asju oma lühikese sõja jooksul Iraaniga, mis paneb Xi'd tõsiselt muretsema. Esiteks on USA tõestanud, et suudab enne oma rünnakuid terve riigi pimedaks teha. Just seda tegi USA Iraanis, nagu luureanalüütik ja küberjulgeoleku ekspert Ryan Macbeth oma YouTube'i videos paljastab. USA suutis koordineerida õhu, kosmose ja küberoperatsioone, mille eesmärk oli häirida sensorivõrke ning juhtimis- ja kontrollisüsteeme, jättes Iraani väiksema võimekusega näha, koordineerida ja reageerida, ütleb Macbeth. Tõepoolest, USA ja Iisraeli ühiste rünnakute esimesi tunde Iraanis iseloomustasid mitte pommid ja raketid, vaid koordineeritud jõupingutused Iraani süsteemide sulgemiseks, parandades seeläbi USA võimalusi sihtmärke leida, ilma et Iraan saaks midagi ette võtta. Lofe Media sõnul olid need küberoperatsioonid võtmetähtsusega Iraani ülemjuhi Ali Khomeini varajases kõrvaldamises, kuna need võimaldasid USA'l ja Iisraelil kindlaks teha, millal Khomeini kohtub tähtsate kõrgete ametnikega, pakkudes rünnakuteks ideaastet ajastust. Teised küber- ja luureoperatsioonid tagasid, et USA oli sulgenud suure osa Iraani õhutõrjevõrgustikust enne, kui nad saatsid oma pommitajad ja hävitajad lahingusse. Selleks ajaks, kui Iraan suutis üldse vastusele mõelda, olid tuhanded sihtmärgid juba hävitatud ja Iraan oli juba kaitses. Me tuleme Ameerika rünnaku ulatuse juurde tagasi juba mõne hetke pärast. Kuid Iraani silmade ja kõrvade sulgemisega näitas USA Hiinale täpselt, mida ta teeks kahe riigi vahelise sõja korral. See ei ole oluline ainult USA löökide jõu ja ulatuse seisukohalt, vaid see on probleem ka vastumeetmete jaoks. Kui oled meeskonnas, kes juhib laevavastaseid rakette ja keegi ei anna sulle telefoni teel käsku tulistada ega ütle, kuhu tulistada, siis sa ei tulista, ütleb Macbeth. Ja see ongi USA tegevuse mõte Iraanis, mida Xi peab väga tõsiselt võtma. Sa võid ehitada ühe maailma tugevaima raketiarseaali, nagu arvatakse, et Hiina on teinud. Ainuüksi mandritevaheliste ballistiliste rakettide rindel on Newsweeki andmetel Hiinal 550 stardiseadet ja umbes 400 raketti. Aga sellest pole mingit kasu, kui juhtimine ja kontroll on nii tõhusalt välja lülitatud, et nende baaside operaatorid ja paljude teiste Hiina stardipaikade töötajad ei saa sõjaväe juhtkonnaga suhelda. See on Xi jaoks halb uudis võitluses USA-ga. See on Xi jaoks veelgi hullem, kui arvestada Taiwanit, mis on Xi kõige tõenäolisem sihtmärk. Nagu Macbeth selgitab, on Hiina plaan Taiwani suhtes vähem seotud sõdurite randadele maabumisega, kuigi nad üritavad seda teha. Plaan on pommitada Taiwanit rakettidega ja selleks peavad juhtimis- ja kontrollsüsteemid korralikult töötama. USA tõestas Iraanis, et suudab kõik selle enne rünnaku alustamist välja lülitada ja see on Xi jaoks karm äratus. Nüüd, me mainisime sihtmärke hetk tagasi. See viib meid teise probleemini, millega Xi pärast USA tegevust Iraanis silmitsi seisab. Puhas šokk ja aukartus. Kui Iraani silmad ja kõrvad olid suletud, uputas USA Iraani kogu sõjalise infrastruktuuri üle. USA näitas, et suudab juba esimesel päeval korraldada nii ulatuslikke rünnakuid, et need tabavad kohe umbes 1000 sihtmärki. Umbes nädal pärast konflikti algust teatab Breaking Defense, et USA on korraldanud üle 3000 rünnaku Iraani vastu, tabades selle käigus 43 laeva. Lisaks juba mainitud juhtimise kontrollikeskustele on USA rünnanud Iraani droonide ja rakettide tootmis- ning stardipaiku nii ulatuslikult, et mõnede allikate kohaselt on Iraani droonide stardid nüüd vähenenud 83% ja ballistiliste rakettide rünnakud 90%, võrreldes Iraani esimestega katsetega vastata. See tohutu ulatus on sõnum kõigile, kes võivad tulevikus USA-le vastu astuda. USA ründab ulatuses, mida keegi ei pidanud võimalikuks.
Selle asemel, et anda vastasele, nagu operatsioonis kõrbetorm, orkaan ja sellele järgnev hiidlaine, anname talle esimesel ööl 1000 tornaadot. Nii kirjeldab seda Macbeth. Ja tal on õigus. USA on näidanud oma võimet koordineerida hävitajaid ja pommitajaid kosmose, küber- ja mereväeüksustega, mis demonstreerib lahingukogemusega võimekust, mida Hiinal lihtsalt ei ole. Xi võib arvata, et Hiina suudab midagi sarnast teha, kuid Hiina tohutut sõjaväge pole tänapäeva ajastul kordagi proovile pandud. USA on tõestanud, milleks ta on võimeline Iraanis. Ja see tähendab, et Xi teab, et USA võiks seda kõike Hiina vastu uuesti teha, kui ta on piisavalt rumal, et alustada Taiwani invasiooni, mis tõmbab USA kaasa. On veel palju muudki, millest räägime video jooksul edasi liikudes. Järgmine teema on Ameerika Ühendriikide kaugmaa stealth-võimekus. Kuigi USA kasutab nüüd Iraani purustamiseks oma vanu vargtehnoloogiate pommitajaid jõhkra jõuga, kasutasid nad sõja esimestel tundidel B2 Spiriti vargpommitajaid. Need pommitajad viisid läbi täppislööke otse Iraani õhutõrje nina all, mis on juba iseenesest muljetavaldav. Kuid just selle stealth-rünnaku tohutu ulatus on see, mis köitis Xi tähelepanu. Ameerika B-52 pommitajad tegid 37-tunniseid edasi-tagasi lende USA mandriosast Iraani, et viia kampaania esimestel tundidel läbi täppislööke mitmete Iraani rajatiste pihta. Neid hoiti õhus tänu sellele, et USA'l on suur õhutankurite laevastik. Mõtle, mida see tähendab Xile. Ta teab nüüd, et USA piloodid on nii kõrgel tasemel väljaõppe saanud, et suudavad lennata umbes 1,5 päeva ilma peatusteta, viia oma rünnakut täiuslikult läbi ja seejärel koju tagasi jõuda. Siin ei tule kõne alla mingit Hiina jääb liiga kaugele varianti. Kui USA otsustab Hiinat pommitada, nagu see võiks juhtuda Taiwani sissetungi korral, ei saa Hiina B2 pommitajate vastu midagi teha, peale lootmise, et nende õhutõrje, mille USA strateegia on juba suuresti pimedaks ja kurdiks teinud, suudab midagi ette võtta. Kas Hiinal on sarnane võimekus? Võimalik, et tal on H-20. See on vargpommitaja, mis on loodud konkureerima USA parimatega, kuid Aerospace Global News teatab, et see pommitaja kadus 2025 aastal pildilt, nii-öelda, ja läheb veel vähemalt paar aastat, enne kui see suudab USA'le mingitki ohtu kujutada. Ja isegi kui see oleks täna olemas, jõuame tagasi selle punkti juurde, mida varem mainisime. USA tõestas just, milleks nende vargpommitajad Iraanis suutelised on. Hiina võimekus on praegu enamasti teoreetiline, nii et Xi peab arvestama sellega, et ta teab, et USA'l on kaugmaa vargtehnoloogia, kuid ta ei saa kindlalt väita, et Hiina suudab selles vallas USA'ga sammu pidada. Ja kuidagi läheb Xi jaoks asi veelgi hullemaks. Siiani oleme käsitlenud seda, kuidas USA on end korduvalt sõjaliselt terestanud. See suudab tabada tuhandeid sihtmärke mõne päevaga, kasutada pikamaa vargvõimekust ning pimestada ja kurdistada vastast. Siiski on Xi jaoks palju eksistentsiaalsem oht selles, mida USA on Iraanis teinud, ja see on miski, mida me varem põgusalt mainisime. Ali Khamenei on surnud. See muudab täielikult seda, kuidas Xi peab lähenema igale sõjale, mis võiks potentsiaalselt USA sekkumist esile kutsuda. Muide, selliseid teemasid tuleb veel palju, nii et kui saate Military Show'st kasu, siis kindlasti telli meie kanal. Mida USA on Xile Iraanis näidanud, on see, et nad sihivad riigi kõrgeimat juhtkonda kohe, kui konflikt algab. Macbeth selgitab öeldes, esimene laine oli sünkroniseeritud Iisraeli rünnakuga Iraani kõrgeima juhi vastu. Siit võib järeldada, et USA luure otsustab ise, kas ta tahab aidata liitlasel leida midagi, mis on äärmiselt hästi kaitstud. Vahel on see võimalik. See tekitab Xi jaoks huvitavaid küsimusi. Kas Hiina suudab oma kõrget juhtkonda kaitsta? Iraan ei suutnud seda ja me teame, et Iraanil oli selleks otstarbeks loodud tohutu maa-aluste punkrite võrgustik. Hiinal võib olla midagi sarnast, kuid ta teab, et USA ja Iisrael suudavad neid ikkagi tabada. Kõik, mida vaja on see, et USA saab teada ühest kohtumisest, ühest hetkest, mil nad on haavatavad. Ja siis ongi kõik. Xi oleks mängust väljas ja ta teab seda. Aga Hiina presidendi jaoks läheb asi veel hullemaks. USA ja Iisrael on näidanud, et nad ei peatu tippjuhtide juures. Poliitilised ja sõjalised juhid üle kogu Iraani on likvideeritud ulatuslikes õhurünnakutes, mis olid suunatud riigi pihta, mis tähendab, et Xi ei saa isegi teistele loota oma töö jätkamisel, kui USA tuleb rakettide ja pommidega. Nagu Sky News teatab, väidab Iisrael, et umbes 40 Iraani kõrgeimat sõjaväejuhti kõrvaldati koos USA-ga toimunud esialgse rünnakulaine käigus. Praegu on Iraan juba valinud uue ülemjuhi. Pärast liikest perioodi, mil 3-liikmeline ajutine nõukogu võttis juhtimise kohustused üle, tegutses ekspertide assamblee kiiresti ja nimetas ametisse Mujtaba Khomeini, surnud Ayatollah Ali Khamenei poeg. Kuid see tähendab lihtsalt seda, et ekspertide assambleel on nüüd suur purk värvi ja pintsel, et teha kellestki teisest sihtmärk. Kui Xi langeks sarnaste rünnakute ohvriks, kas keegi Hiinas üldse tahaks seda ametikohta, kui USA on rünnakul?
See, mida Xi Iraanis näeb, on koordineeritud katse kõrvaldada kogu riigi režiimi juhtkond ja see töötab. Xi jaoks ei saaks ajastus olla halvem, sest ta on juba mõnda aega Hiina sõjaväe juhtkonda kärpinud. 3. märtsil teatas BBC, et Hiina eemaldas 3 kogenud kindralit, Gao Jin, Liu Lei ja Han Wei-guo kõrgest poliitilisest nõuandekogust. Vaid 3 päeva enne seda, 27. veebruaril, teatas BBC samuti, et Hiina eemaldas 19 ametnikku, sealhulgas 9, kes teenisid rahvavabastusarmees, kuna Xi püüdis veelgi rohkem võimu koondada. Pärast seda, mis Iraanis juhtus, võib Xi neid samme pidada suurteks vigadeks. Kogenud ametnikud on eemaldatud ning tõenäoliselt asendatakse nad pugejatega, kes teevad täpselt seda, mida Xi neilt nõuab. See sobib Xile seni, kuni ta on elus ja võimul, aga mis juhtub siis, kui ta on läinud, sest USA saadab pommi otse ühte tema punkritest? Hiina kogu sõjaline ja poliitiline struktuur kukub kokku, täpselt nagu me praegu Iraanis näeme. Siiski on Hiinal üks eelis. Nagu Iraanil, on ka Hiinal raketipõhine strateegia, mida ta saab kasutada USA tõrjumiseks. Pole kahtlustki, et Hiina on selles vallas Iraanist tugevam, sest ta on kogunud tohutuid raketivarusid nii Taiwani sissetungi ettevalmistamiseks kui ka enda kaitsmiseks rünnakute eest. Sa mainisid varem Hiina ballistiliste rakettide varusid. Iraanil on ka endal tohutud varud, kusjuures mõned Iisraelis usuvad, et enne USA ja Iisraeli rünnakuid oli riik teel selle poole, et 2027. aastaks kogub riik 8000 ballistilist raketti. Juhtimis- ja kontrollkeskuste hävitamine on oluliselt vähendanud Iraani võimet rakette välja lasta, kuid pole seda võimet täielikult kõrvaldanud. Xi hakkab sellele asjaolule toetuma, et oma raketipõhist strateegiat üleval hoida. Siiski peab Hiina samuti kaitsma oma stardipaiku, kuna USA on näidanud üles kalduvust rünnata Iraani objekte. Xi Taiwani vallutamise ambitsiooni jaoks on see väga halb. See tähendab, et need Hiina ballistiliste rakettide stardipaigad majavad õhutõrjet, selgitab Macbeth, lisades. See tähendab, et vähem üksusi saab saata Taiwanile, et tegelikult katta sissetungi. See tähendab ka seda, et need ballistiliste rakettide üksused on palju vähem mobiilsed. Hiina satub nurka surutud olukorda, täpselt nagu Iraan sattus õhutõrjerakettide rindel. See peab oma raketilaskeseadmeid pidevalt liigutama, sest iga raketirünnaku katse jätab endast maha suure jälje, mida saab kasutada laskeseadmete sihtimiseks kohe pärast rünnakut. See tekitab Hiinale probleemi, sest nende laskeseadmed veedavad rohkem aega liikumisel kui tegelikult tulistamisel, mis tähendab, et Xi raketivõimekus on vähenenud isegi ilma, et USA peaks tingimata laskma ühtegi lasku. Hirm vastulöögi ees tähendaks, et Hiina varasemad plaanid vaenlase ülekoornumiseks raketirünnakutega tuleks kõrvale jätta ning eelistada harvemaid lööke ja pidevat liikumist. Lisaks pakub Hiina USA-le palju sihtmärke. Lisaks neile 550 mandritevaheliste ballistiliste rakettide stardiseadmele, mida mainisime, teatab Business Insider, et Pentagoni arvates on Hiinal 300 keskmaa ballistiliste rakettide stardiseadet. Lisage 150 maismaad lastavate tiibrakettide stardiseadet, 250 lühimaa ballistiliste rakettide stardiseadet ja 300 keskmaa ballistiliste rakettide stardiseadet ning kokku saame 1550 ballistiliste rakettide stardiseadet. See tähendab, et USA-l on väga palju sihtmärke, mida tabada. Hiina jaoks tähendab nii paljude stardiseadmete omamine seda, et ta suudab raketipõhist strateegiat kauem jätkata kui Iraan. Siiski see strateegia nõrgeneks pidevalt, kuna USA on näidanud, et eelistab tabada vibulaskjat, mitte nooli. Teisisõnu, ja me ütlesime sama ka juhtimis- ja kontrollkeskuste kohta. Raketid ise ei tähenda palju. Kui sul pole stardiseadmeid, millega neid välja lasta, ei saa sa neid kasutada. Kui lisada kõik, mida me seni käsitlenud oleme, siis on Xi ees nüüd terve rida sõjalisi väljakutseid, kui ta jälgib, mida USA Iraanis teeb. Hiina president teab, et iga samm, mis tooks kaasa USA sekkumise, tähendaks tema riigile samasuguse šoki ja aukartuse strateegia kogemist. Ja kuigi Hiina on palju paremas positsioonis selle strateegia põhiraskuse talumiseks kui Iraan, on veel üks tegur, mis paneb Xi tõsiselt muretsema. Iraan on näidanud Xile, et USA jõupõhine lähenemine ülemaailmse geopoliitilise mõju saavutamiseks on toiminud. Vastuseks USA rünnakutele oma territooriumil on Iraan rünnanud USA baase ja sõjalähedasi sihtmärke Pärsia lahe piirkonnas. 8. märtsil märkis CNBC, et Bahreini, Kuveiti, Araabia Ühendemiraate ja mitmeid teisi riike, mida Iraan peab USA liitlasteks, on rünnatud droonide ja rakettidega. See on Iraani poolt vale arvestus. Iraan üritab neid riike hirmutada ajal, mil kogu tema sõjaline infrastruktuur laguneb ning selline lähenemine võib hoopis tugevdada USA liitlassuhteid Pärsia lahe piirkonnas, mitte neid lõhkuda. Iraan muudab end geopoliitiliseks märtriks, sest üritab kahjustada USA'd rünnates teisi riike. Xi teab, et Hiina satuks väga sarnasesse olukorda, kui ta läheks USA-ga sõtta, nagu selgitab Macbeth. Mõne päeva jooksul pärast seda konflikti hakkavad üha rohkem liitlasi mõistma, et Iraan on Lähis-Idale eksistentsiaalne oht ja Hiina peaks sellele tähelepanu pöörama, ütleb Macbeth.
Ta juhib tähelepanu sellele, et USA sõjaväel on baasid Lõuna-Koreas ja Jaapanis, samuti rotatsioonibaasid Austraalias ja Filipiinidel. Xi peaks neid baase ründama, et nõrgendada USA rünnakut, kui sõda peaks kunagi puhkema. Aga see saavutab vaid selle, et need 4 riiki tõmmatakse konflikti, mis annab Hiinale veelgi suurema probleemi, millega tegeleda. Kujutage ette, et see kõik juhtub selle tulemusena, et Xi viib oma plaani Taiwani tungida ellu. Sellest, mis peaks olema sissetung väikesele saareriigile, saab olukord, kus Hiina peab sedima nii Taiwani kui ka USA-ga. Ja püüdes USA-le vastu hakata, tõmbab Hiina sõtta veelgi võimsamaid riike, kes kõik on tema vastu. Mis puudutab liitlasi, siis Venemaa on tuhandete kilomeetrite kaugusel ja võib hästi meeles pidada, et Hiina pole teda Ukraina sissetungis otseselt toetanud. Iraan on juba muutumas ebaoluliseks teguriks ning Hiina lähenemine, milleks on geopoliitilise mõju kasvatamine investeeringute kaudu, ei ole piisav, et veenda väikeriike nii suurde konflikti sekkuma. Siin näeme 2 lahknevat geopoliitilist strateegiat. USA keskendub jõule, nagu näitab sadade sõjaväebaaside rajamine üle kogu maailma. Al Jazeera andmetel on USA-l umbes 750 baasi, mis on hajutatud 80 riiki. Hiinal on seevastu üks avalikult tunnustatud sõjaväebaas väljaspool oma territooriumi, mis asub Djiboutis ja toimib pigem logistilise baasina kui millegi muuna. Hiina on selle asemel keskendunud miljardite dollarite investeerimisele väiksemate riikide arendamisse, mis on pikaajalise plaanina hea, kuid see ei aita Hiinat eriti 2027 aastal, kui ta otsustab Taiwani rünnata ja USA sekkub. Hiina on jätnud end olukorda, kus teda surub oma territooriumile riik, kellel on baasid paljudes Hiinat ümbritsevates suuremates riikides. Ja täpselt nagu me näeme Iraani puhul, oleksid need baasid Hiina sihtmärgiks, mis ainult suurendab geopoliitilisi pingeid ja viib sõjani, mis väljub Xi kontrolli alt. Võib-olla sõnastas selle kõige paremini väljaanne, nagu see 7. märtsil kirjutas. Olles jälginud Hiina piirkondlikke partnerlusi viimase 10 jooksul, oleme leidnud, et Pekingi mõju saavutab haripunkti allkirjastamistseremooniatel ja hääbub, kui ilmnevad julgeolekuriskid. Väljaanne teatab, et Peking on rajanud Lähis-Ida strateegia, mis keskendub mõjule ilma sõjalise kohalolekuta. Me näeme seda praegu Iraanis, kuna Hiina ei kiirusta eriti midagi tegema, et aidata oma väidetavalt üht tugevamat liitlast. Millise sõnumi see saadab paljudele riikidele, mis on sõjaliselt Iraanist palju väiksemad, selle kohta, mida Hiina nende heaks teeks, kui nad satuksid sõtta USA-ga. See ei anna just head sõnumit ja tähendab, et Hiina rahapõhine mõjuvõimu strateegia kahvatub võrreldes sellega, mida USA oma liitlastele pakub. Julgeolek ja võim on sõjaolukorras kõik. Hiina ei paku kumbagi oma paljudele partneritele liitlastele ning Xi teab seda. See, mis toimub Iraanis, on seda tõestanud. Hiina tegevusetus räägib valjemini kui kogu raha, mida ta jagab. Varem või hiljem, ütleb Macbeth, sunnitakse Hiinat sõjas USA-ga ründama mitteliitunud riiki, täpselt nagu Iraaniga on juhtunud. Ja kui see juhtub, saab Xi aru, et USA-l on liitlased, kes on valmis võitlema, aga Hiinal mitte eriti. Kui Xil pole oma riigist väljaspool kedagi enda poolel, jälgib ta Iraani ja näeb sõja tuleviku tonti, kui ta peaks USA-ga tüli norima. Pärast aastaid kestnud pingete kuhjumist on Pakistan lõpuks teinud midagi mõeldamatut. See on alustanud täiemahulist sõda Afganistani Talibani vastu, vallandades konflikti, mis tundub viivat meid üha lähemale 3. maailmasõjale. Kui pommid langevad Ukrainas, Venemaal, Iraanis ja USA sõjaväebaasides kogu Lähis-Idas, on veel üks piirkond kaose äärel, kuna 2 hirmuäratava jõu vahel areneb lahtine sõda. See on viimane ja võib-olla kõige ohtlikum pingetepuhang Pakistani ja Talibani juhitud Afganistani vahel. Piirikonfliktide seeria on muutunud millekski, mida Pakistani kaitseminister Khawaja Muhammad Asif nimetab nüüd lahtiseks sõjaks. Ta väidab, et Pakistan on valmis seda Talibani vastu pidama, sest neil on kannatus otsas. Kuidas me küll siia jõudsime? Miks see sõda just praegu toimub ja mida see tähendab Pakistanile, Afganistanile ja kogu piirkonnale? Video jooksul uurime põhjalikult viimasele 2 küsimusele antud erinevaid vastuseid, nii et jää kindlasti meiega. Aga mis puudutab seda, kuidas me siia jõudsime, siis kõik sai alguse 26. veebruaril, kui Talibani sõjaline tiib alustas rünnakute seeriat Pakistani positsioonide vastu Durandi liini ääres, mis on sisuliselt piir, mis eraldab Pakistani Afganistanist. Umbes 1600 miili pikkune vaidlusalune piir lookleb läbi mägede ja kõrbete ning on varem joonud Pakistani ja Talibani vastasseisude tulipunkt, nagu peagi teada saad, ning täidab seda rolli taas. BBC andmetel alustati Talibani pealetungi umbes kell 20 kohaliku aja järgi ning see hõlmas piiriäärseid provintse Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia ja Paktika, millest mitmes asuvad Pakistani sõjaväebaasid.
Taliban väidab, et alustas rünnakuid nendele baasidele vastuseks Pakistani 22. veebruari õhurünnakutele, mille sihtmärgiks oli Pakistani väitel Afganistani territooriumil asuvad mässuliste laagrid. CNN nimetas seda tol ajal tõsiseks proovikiviks naabrite ebakindlale rahule. 26. veebruaril lõppes see proovikivi läbikukkumisega. Afganistani Taliban ründas vastu. Talibani piiriüleste rünnakute peale reageeris Pakistan peaaegu koheselt. Väites, et Taliban oli valesti arvestanud ja avanud põhjendamata tule mitmes kohas loode osas Khyber Pakhtunkhwa provintsis. Pakistan alustas 27. veebruari varahommikul pommirünnakute seeriat väidetavate Talibani positsioonide vastu Afganistanis, mis hõlmas mitmeid rünnakuid piiriprovintsidele ja sihtmärkidele Kabulis. CNN lisab, et arvatakse, et Pakistan sihtis spetsiaalselt ka Kabuli, kuna see on Hibatullah Akhandzada sünnikoht, kes on Talibani salapärane juht. Pole veel teada, kas rünnakud olid mõeldud Akhandzada kõrvaldamiseks või olid need lihtsalt sümboolsed, kuigi Pakistani vastuse nimetamine Talibani piirirünnakutele operatsiooniks Operation Righteous Fury viitab pigem esimesele. Kui Pakistan tõepoolest kavatses Talibani juhi tappa, siis pole kinnitust, et see oleks õnnestunud. Taliban kindlasti ei kinnitaks oma juhi surma, isegi kui see oleks juhtunud. Pärast Pakistani vastust avaldas Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid X-is postituse, mis on nüüdseks kustutatud. Selles postituses väitis ta, et Taliban vastas nendele Pakistani rünnakutele löökidega sõjalistele positsioonidele Helmandis ja Kandaharis. Kui tõene see väide tegelikult on vaieldav, eriti kuna postitus, milles neid rünnakuid väideti, kustutati peagi pärast selle avaldamist. Pakistan on samuti väitnud, et Talibani droonid on pärast lahingute algust sihtinud 3 asukohta. 2 neist on sõjalised sihtmärgid, sealhulgas sõjaväeakadeemia Abbottabadis ja suurtükiväekool Nowsheras. Siiski kukkus 1 Talibani droonidest väidetavalt alla Swabis asuva algkooli lähedal. See droon oli mõeldud kooli ründamiseks. See tähendaks, et Taliban sihib tsiviilisikuid. Ja Talibani poolt droonide kasutamine sõjalistel eesmärkidel on samuti pretsedenditu, kuna varem arvati, et organisatsioonil on ligipääs vaid tsiviildroonidele. Praegu on riigid vastastikustes rünnakutes hõivatud. Hukkunute arv kasvab, kuigi on raske kindlaks teha, kui ulatuslikud kaotused tegelikult on. CNN teatab, et Talibani väitel olid Pakistani rünnakud 27. veebruari seisuga tapnud 19 tsiviilisikut ja vigastanud veel 26 inimest. Väidetavalt olid enamik neist ohvritest naised ja lapsed, kuigi see väide võib olla Talibani poolne katse propagandapunkte koguda. Iga pool on esitanud oma andmed selle kohta, kui palju võitlejaid on hukkunud. Talibani väitel on Talibani rünnakutes hukkunud 55 Pakistani sõdurit, mistõttu Taliban väidab, et on vallutanud Pakistanilt 19 positsiooni. Need saavutused saavutati suhteliselt tagasihoidlike kaotustega. Surma sai 8 Talibani võitlejat ja 11 sai haavata. Kuid Pakistani peaministri pressiesindaja Mosharrat Zaidi kirjeldab olukorda hoopis teisiti. Ta väidab, et 27. veebruari seisuga on tapetud 297 Talibani võitlejat ja üle 450 on saanud vigastada. Tõde on raske kindlaks teha, kui mõlemad pooled esitavad nii erinevaid väiteid. Segadust suurendab veelgi see, et enamik meediakanaleid lisab oma raportitele märkuse, et nad ei ole suutnud iseseisvalt kontrollida ühtegi Pakistani või Talibani poolt jagatud numbrit. Senini on täiesti selge see, et tegemist on olnud verise vastasseisuga. Sõltuvalt sellest, keda uskuda, sai see alguse kas Pakistani rünnakust Talibani baasidele Afganistanis või Talibani järjestikustest rünnakutest Afganistani ja Pakistani piiril. Igal juhul on toimunud umbes nädal aega kestnud lahingud, mis ei näita mingeid märke peatsest lõppemisest. Nagu CNN märgib, on Pakistan ja Afganistan selles olukorras varemgi olnud. Alates oktoobrist on need 2 riiki ja nende juhid hoidnud väga ebakindlat relvarahu, mis sõlmiti pärast järjekordset verist konflikti. Kuid strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS ütleb, et oktoobrikuu konflikt keskendus peamiselt piirialadele. Veebruari lõpus toimunud rünnakud, eriti need, mille viis läbi Pakistan, näivad ulatuvat nendest piirkondadest kaugemale. Teisisõnu, kunagine piirivaidlus, ehkki verine, on muutunud lahtiseks sõjaks, milleks Pakistan seda nimetab. Tuleb esitada ilmselge küsimus. Miks? Oleme juba käsitlenud üht põhjust, mis näib olevat säde, mis kogu asja käivitas. Afganistani Taliban usub, et Pakistan rikkus 2 riigi vahel sõlmitud relvarahu kokkulepet, kui ta alustas rünnakuid väidetavalt mässuliste baasidele Afganistani territooriumil. Pakistan väidaks vastupidist, väites, et neid baasi okupeerisid terroristid, kes on tegutsenud Pakistanis. Ja see viib meid vallandava teguri juurde, või vähemalt ühe neist. Pakistan süüdistab Afganistani terroristidele peavarju pakkumises, kes on aastaid Pakistanis kaost külvanud.
Pakistani juhtkonna sõnul on Afganistani Talibani valitsus toetanud Pakistani vastaseid terroriste, kelle kohta Pakistan väidab, et nad viivad kogu riigis läbi ulatuslikku enesetapurünnakute kampaaniat. Taliban väidab, et see on jama ning Afganistani territooriumi ei kasutata selleks, et kujutada ohtu ühelegi teisele riigile. See omakorda viib Talibani väiteni, et Pakistani sõjavägi ei tee muud, kui viib läbi põhjendamatuid rünnakuid Afganistani tsiviilelanike vastu. Jällegi on tegemist vastastikuse süüdistamisega. Iga Pakistani väite peale tuleb vastuväide Talibanilt ning kumbki pool ei tagane. Üks asi on kindel. Pakistanil on õigus, et tema territooriumil esineb terrorismi, kuigi pole selge, kui palju sellest terrorismist on Talibani toime pandud. Otseselt Talibani enda poolt või inimeste poolt, kes tegutsevad individuaalselt või Talibani toetavate, kuid sellega otseselt mitte seotud rühmituste osana. Oleme viimastel aastatel näinud järjepidevat terroritegevuse kasvu Pakistanis. USA välisministeeriumi andmetel kasvas terrorirünnakute arv Pakistanis ning nende rünnakute ohvrite arv 2022 aasta näitajatega võrreldes 50%. Nende rünnakute toimepanijad olid erinevad, sealhulgas kohalikud ISISe harud, Belutšistani vabastusarmee ja Tariq-e-Taliban Pakistan ehk TTP. Pea see viimane rühm meeles. TTP juurde tuleme hiljem tagasi. Aastaks 2025 reastas Lõuna-Aasia terrorismiportaal ehk SATP koos konfliktijuhtimise instituudiga Pakistani oma ülemaailmses terrorismiindeksis teisele kohale. Terrorirünnakute tõttu hukkunute arv riigis oli SATP 2025. Aasta indeksi eelnenud aasta jooksul tõusnud 1081 nii, mis nende sõnul oli 45% võrra rohkem kui eelmisel aastal. TTP oli vastutav umbes poole nende rünnakute eest, mille tagajärjel hukkus ainuüksi 2024 aastal 558 inimest. Pakistani jaoks saab neid märkimisväärseid terroritegevuse kasve oma territooriumil kõik seostada Afganistani ja selle Talibani režiimiga. Taliban eitab seda taas, kuid CSIS-i andmetel on Talibani võimu all oleval Afganistanil olnud varasemalt komme pakkuda turvalist pelgupaika selliste rühmituste terroristidele nagu TTP ja Al-Qaeda. Veelgi enam, järsk vägivalla kasv Pakistanis langeb kokku Talibani võimule tõusmisega Afganistanis 2021 aastal, kui USA väed riigist lahkusid. Seega võib Pakistanil terrorismi osas olla omajagu õigus. Siiski on Pakistanil rohkem põhjuseid Afganistanile avalikult sõja kuulutamiseks, millest üks tundub täiesti hullumeelne. Enne kui jõuame nende põhjusteni ja räägime, mis edasi saab, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Tuume teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad, nii et tellige kanal, et olla alati kursis. Nüüd, enne kui jõuame kõige pöörasema põhjuseni, miks Pakistan kuulutas Talibani vastu avaliku sõja, tuleme tagasi Durandi joone juurde. Me rääkisime teile varem, et enamik võitlustest Pakistani ja Talibani vahel on toimunud selle tohutu piiri ääres ja sellel on ka hea põhjus. Nii Taliban kui ka eelnevad Afganistani valitsused on aastaid keeldunud tunnustamast Durandi joone kehtivust selle kujunemise tõttu. CSIS-i andmetel loodi see joon juba 1893 aastal, kui Ühendkuningriik püüdis kaitsta Briti Raji Vene impeeriumi eest. Kui Ühendkuningriik selle joone lõi, ei arvestatud sellega, kuidas see mõjutab puštude kogukondi, kes elavad selle uue piiri ääres ja ümbruses. See on oluline, sest tänapäeva Talibani domineerib Pashtuni liikumine, mis tõenäoliselt ongi põhjus, miks see rühmitus üle Durandi joone vaidlustab ja võitleb. Pakistani on olnud võimalusi seda vaidlust leevendada, väidab Kuninglik Ühendatud Teenistuste Instituut ehk RUSI. Tõsiasi, et seda pole tehtud, võib isegi pidada diplomaatiliseks veaks, eriti arvestades, et Durandi joone lõi riik, mis ei tegutse enam Pakistanis ega ole seda teinud juba ligi sajand. Järjepidevad keeldumised midagi ette võtta selle piiri ümber puhkenud konflikti suhtes on viinud selleni, et Pakistan on loonud Talibani näol selle, mida RUSI nimetab Frankensteini koletiseks. Teisisõnu, rühmitus, mida Pakistan kunagi toetas, on nüüd vastutav paljude probleemide eest, mis on viinud avaliku sõjani, kuna Pakistan pole Durandi joone küsimusega piisavalt tegelenud. Kindlasti vaidleb Pakistan sellele vastu. Pakistan väidaks, et piir, mis on olnud paigas juba üle sajandi, tuleks lihtsalt austada, isegi kui see lõhub kogukonna, mis moodustab Talibani selgroo. Nagu nii tihti juhtub, on piirkondlikud vaidlused muutumas millekski palju hullemaks. Ja sellega jõuame tagasi võib-olla kõige hullumeelsema põhjuseni, miks Pakistan otsustas kuulutada välja avatud sõja, samuti pideva võitluse juurde Talibani vastu enne seda. India. Täpsemalt, nagu CSIS märgib, süüdistab Pakistan Talibani selles, et nad on sisuliselt vaid India käepikendus. Selle väite aluseks näib olevat asjaolu, et India on andnud Afganistanile humanitaarabi ajal, mil riiki valitses Taliban ning saatnud sinna ka diplomaatilisi esindajaid. Pakistani väide eirab tõsiasja, et India on ajalooliselt olnud liidus rühmitustega, kes võitlevad Talibani vastu, nagu Põhja-Allianss ja USA.
Siiski väidavad mõned Pakistanis nüüd, et Afganistanist on saanud India koloonia. Nende hulka kuulub Kavia Asif, Pakistani kaitseminister, keda me varem mainisime, kes avaldas X-is arvamust pärast Talibani pommirünnakuid Pakistanis, väites, et oli oodata, et Afganistanis valitseb rahu, kui Taliban võimu haarab ja USA riigist lahkub. Kuid Taliban muutis Afganistani India kolooniaks. Pakistan tegi kõik endast oleneva, nii otse kui ka sõbralike riikide kaudu, et olukord stabiilsena hoida. Viidi läbi ulatuslikku diplomaatilist tegevust. Kuid Talibanist sai India käsilane, kuulutas Asif. See kõik on väga vaieldav, eriti kuna India püüdis säilitada põhilisi diplomaatilisi sidemeid Afganistaniga palju kauem, kui Taliban on riigis võimul olnud. Mõned võivad väita, et Pakistan kasutab nüüd oma sõda Talibani vastu selleks, et koguda plusspunkte ühe oma peamise piirkondliku ja geopoliitilise rivaali vastu. Kui nüüd on käsitletud Pakistani ja Afganistani Talibani vahelise avaliku sõja põhjuseid, liigume edasi selle juurde, mis juhtub järgmisena, ja just siin lähevad asjad veidi keerulisemaks. Pakistan teatas 28. veebruaril, et ei pea pärast viimaste nädalate sündmusi Afganistani Talibani režiimiga mingit dialoogi, mis viitab sellele, et praegu toimuvad kokkupõrked ja rünnakud on palju suurema sõja esimesed etapid. Kui see sõda peaks puhkema, on Pakistan vähemalt paberil palju tugevam jõud, sest nii CNN kui ka Global Firepower, mis hindab igal aastal riikide sõjalist võimekust kümnete tegurite põhjal, paigutavad Pakistani kõrgemale. Global Firepoweri andmetel on Pakistanil peaaegu igas valdkonnas ülekaal. Pakistanil on oma sõjaväes 660 000 tegevteenistuses olevat isikut võrreldes Afganistani Talibani 75 000-ga, nagu erinevad allikad väidavad, ning lisaks veel 170 000 tegevteenistuses olevat isikut. Pakistanil on ka 550 000 reservväelast, samas kui Talibanil pole ühtegi, ning lisaks 500 000 poolmilitaarset jõudu, võrreldes Afganistani 90 000-ga. Pakistanil on üle 9 miljardi dollari suurune kaitse-eelarve, Afganistan kulutab oma sõjaväele aastas vaid 145 miljonit dollarit. Afganistani Talibanil pole praktiliselt üldse õhu- ega maismaa jõude, välja arvatud umbes 4000 soomusmasinat. Samas kui Pakistanil on üle 59 000 sellise masina, lisaks 2677 tanki ja tuhanded suurtükiväeüksused. Kuna Afganistan on maismaariik, puudub tal ka merevägi. Seega on võimalik, et Pakistan võiks kasutada oma 120 mereväeüksusega laevastikku Talibani ründamiseks. CNN lisab, et Talibani sõjalised varad koosnevad peamiselt vaid mõnest nõukogudeaegsest helikopterist ja sellest, mille USA riigist lahkudes maha jättis. Pakistanil on tuumarelvad. Rahvusvahelise tuumarelvade kaotamise kampaania andmetel on neid 170. Tõsi, on ebatõenäoline, et Pakistan kasutaks selliseid relvi Talibani vastu, kuid fakt, et tal need olemas on, lisaks kõigele muule, mis Pakistani sõjaväel on, viitab sellele, et iga sõda peaks olema Pakistani jaoks lihtne võit. Aga nii see ei lähe. Vähemalt Pakistani võit ei tuleks kergelt, kui relvarahu välja ei kuulutata. Üks põhjusi on TTP, mida te ehk mäletate. Palume teil seda meeles pidada, nagu varem mainitud. See rühmitus, mis tegutseb Pakistani sees, on üks neist terroriorganisatsioonidest, kelle varjamises Pakistan Afganistani Talibani süüdistab. See väide on mõistlik. Lõppude lõpuks tähendab teine T TTP-s Talibani. Ja kuigi Taliban on varem vahendanud Pakistani ja TTP vahel, ütleb CSIS, et Taliban kipub enamasti toetama TTP-d. Pakistani TTP probleem seisneb selles, et just sellised rühmitused toetavad seda ainsat taktikat, mis Talibanil on ja mis võiks tasakaalustada kõik Pakistani suured sõjalised eelised. Sissisõda. On hea põhjus, miks USA lahkus Afganistanist, avades sellega tee Talibani võimule tulekuks. Taliban on väga osav suurt kahju tekitava sõjapidamises vaenlaste vastu, kellel on piiratud ressursid. Ja TTP puhul on Talibanil rühmitus, mis on avalikult truudust vandunud, nagu märgib CSIS, ning ÜRO andmetel arvatakse neil olevat 30 000 kuni 35 000 liiget. Loomulikult ei ole see piisavalt liikmeid, et pidada Pakistaniga täiemahulist tavapärast sõda, kuid kindlasti on see piisav arv inimesi, et pidada Pakistanis sissisõda, kus terroritegevus võib eskaleeruda. NSE-taburünnakud, varitsused ja üldine kaose külvamine Pakistani sõjaväebaaside vastu võiksid kõik olla TTP poolt läbi viidud Afganistani Talibani nimel, nõrgestades Pakistani seestpoolt, kui sõda jätkub. BBC lisab, et itiga sõda, mis puhkeb Pakistani ja Afganistani Talibani vahel, on kaugel tavapärasest. Isegi kui Pakistan on hakanud oma rünnakutega sihikule võtma Afganistani valitsusasutusi, märgib BBC, et Talibani valitsusse paigutatud inimeste ulatuslik sissisõja kogemus võib täiemahulises sõjas kasuks tulla. Taliban ei püüaks võita tavapärases mõttes, hävitades Pakistani armee. See teeks sama, mida tegi USA vastu. Isegi kui Pakistan okupeerib Afganistani, ei lõpe konflikt. Taliban killustuks üle kogu riigi sadadeks väikesteks rühmadeks.
ja TTTP abiga Pakistani sees endas tuleks igasugune Pakistani võit tohutu ja pikaajalise hinnaga, mida nad maksaksid aastaid. Pakistanil on põhjust muretseda ka oma majanduse pärast, nagu rõhutas Euraasia grupi Lõuna-Aasia analüütik Pramit Pal Chowdhury, kes ütleb, et Pakistan ei saa endale lubada sõda Talibani vastu. Nende majandus on varemetes. Sarnaas tavapärase jõuga võitlemine võib olla Pakistanile võimalik tänu nendes sõjaväe suurusele ja tugevusele. Kuid võitlus sellise jõuga, mida Chowdhury nimetab sisuliselt miilitsate koalitsiooniks, on kulukas ja pikaajaline protsess, mida Pakistan tõenäoliselt ei suuda jätkusuutlikult pidada. Lühidalt öeldes ei ole kumbki pool olukorras, kus nad suudaksid teist täielikult võita. Ja see olukord töötab Talibani kasuks palju rohkem kui Pakistani jaoks. Võib-olla sellepärast kutsuvad teised Lõuna-Aasia piirkonna juhid juba üles vaenutegevuse lõpetamisele. Iraan pakkus vahendust 2 poole vahel, kui viimased vaenutegevused puhkesid. Kuid kui kättesaadav see võimalus praegu on lahtine, sest USA ja Iisrael on alustanud omaenda kampaaniat Iraani režiimi vastu, mille tagajärjel on riigi kõrgeim juht Ali Khamenei surnud. ÜRO, Hiina ja Ühendkuningriik on kõik kutsunud üles pingete leevendamisele, nagu ka Mujahid, Talibani pressiesindaja, kes ütles 27. veebruaril, et ka nüüd soovime, et probleem lahendataks dialoogi teel. Kuid Pakistan on seni dialoogist keeldunud. See jätabki olukorra Kagu-Aasias väga pingeliseks. Kui Pakistan räägib tõsiselt oma kannatuse karika täitumisest, võib see, mida me praegu näeme, olla vaid vaikus enne suurt tormi, mis võib kogu Lõuna-Aasia mandri sõtta paisata. Ja kui see juhtub, ei pruugi 3. maailmasõda olla kaugel, sest liiga paljudel riikidel on selles maailma piirkonnas omad huvid. Sõda Ukrainas on olnud üks verisemaid ja jõhkraid konflikte pärast teist maailmasõda, kus mõlemal poolel on olnud tohutult palju ohvreid. Kuid kogu see verevalamine ja kaos võib kahvatuda selle kõrval, mis võiks juhtuda, kui Hiina võtaks vastu dramaatilise ja pöördumatu otsuse tungida Taiwani. Tõepoolest, sellise konflikti võimalikud tagajärjed on peaaegu mõeldamatud, mitte ainult 2 sõdivale riigile endile, vaid kogu maailmale. Ja ei läheks kaua aega, enne kui ülejäänud maailm selle sõja mõjusid tunneb. Sest Hiina ja Taiwani vaheline konflikt kulgeks tõenäoliselt väga erinevalt kui Venemaa ja Ukraina vaheline sõda. Ühe lihtsa, kuid ülimalt olulise teguri tõttu – geograafia. Hoolimata enam kui 8000 kilomeetrist, mis neid lahutab, on Taiwanil ja Ukrainal siiski mõningaid sarnasusi. Mõlemad on demokraatiad, millel on tugev rahvuslik identiteet ning oma ainulaadsed kultuurid ja traditsioonid. Mõlemad on suuremate autoritaarsete naabrite ähvarduse all, kes usuvad, et neil on õigus või isegi kohustus nende maad endale võtta. Mõlemad on ka strateegilised kuumkohad. Ukraina eraldab tõhusalt Venemaa NATO liitlastest Euroopas ning Taiwanil on tohutult oluline roll Indo-Vaikse ookeani piirkonna julgeolekus ja kaubanduses. Mõlemal neist riikidest on vaatamata nende parimatele pingutustele palju väiksemad ja nõrgemad sõjaväed kui nende vaenlastel ning nad peavad ellujäämiseks toetuma liitlaste abile üle kogu maailma. Kuid võib-olla suurim erinevus nende 2 vahel on nende geograafia. Ukraina on suur maismaala, mis ulatub üle 233 062 ruutmiili ehk 603 628 ruutkilomeetri. Valdav enamus sellest maast on tasane. Umbes 95% Ukraina territooriumist moodustavad tasandikud. Ja kuigi mõned Ukraina suurlinnad asuvad selle piiride ääres, paiknevad paljud, sealhulgas pealinn Kiiev, 10 või isegi 100 miilide kaugusel sisemaal, kaugel võimalikest sissetungi rindejoontest. Ukraina jagab piire vähemalt 7 erineva riigiga, sealhulgas mitme NATO liikmesriigiga. See on võimaldanud miljonitel ukrainlastel riigist turvaliselt põgeneda ja varjupaika otsida, samal ajal kui olulised tarvikud, sealhulgas sõjaväevarustus ja humanitaarabi, saavad NATO liitlastelt riiki jõuda. Ukraina eripärane geograafia ja asetus on oluliselt mõjutanud sõja kulgu ning kujundavad konflikti olemust ka tänapäeval. Riigi suhteliselt suur pindala tähendab näiteks seda, et rindejooned ulatuvad 100 miilide kaugusele, võimaldades vägedel vajadusel taanduda, ümber rühmituda ja positsioone muuta. Ukraina sõjavägi saab samuti rajada oma territooriumil pikad varustusteed, tagades, et eesliini vägedel oleks olemas kõik vajalik. See omakorda viib sellise kurnava kulutussõjani, mida oleme Ukrainas palju näinud, kus Venemaa väed võitlevad aeglaselt isegi kõige väiksemate territooriumi võitude nimel.
ja käib palju edasi-tagasi võitlust väikeste asulate ja mahajäetud piirilinnade pärast. Taiwan on täiesti erinev. Alustuseks on see saar ja see on vaid murdosa Ukraina suurusest. Pindalaga vaid 13 976 ruutmiili ehk 36 197 ruutkilomeetrit. See on ka väga tihedalt asustatud. Üle 23 miljoni inimese nimetab Taiwani koduks ja umbes 90% kogu riigi elanikkonnast elab selle läänerannikul. Sest erinevalt Ukrainast, mis on nii suur, avatud ja tasane, on Taiwan karm ja mägine maa, kus mõned Ida-Aasia kõrgeimad mäed ulatuvad üle selle kesk- ja idaosa. See tähendab, et suur osa Taiwani infrastruktuurist, sealhulgas suuremad linnad, sadamad, elektrijaamad, andmekeskused ja lennubaasid on kõik koondunud saare läänerannikule, samale rannikule, mis on otse vastamisi Hiina mandriga. See muudab kogu olukorda täielikult. Erinevalt sõjast Ukrainas, kus on tuhandete miilide pikkused rindeliinid ja erinevad lahingutsoonid, kus vägedel on tohutud avatud alad taganemiseks ning põgenikel on võimalik naaberriikidesse põgeneda, sõda Taiwanis oleks palju kompaktsem nii ruumiliselt kui ka ajaliselt. Tõenäoliselt ei oleks see pikk ja veniv konflikt, kus peetakse kurnavaid lahinguid kõige väiksemate maatükkide pärast. Selle asemel oleks Hiina ja Taiwani vaheline konflikt juba esimesest päevast alates intensiivne ja kaootiline, kus suured linnad, sealhulgas saare pealinn Taipei, oleksid ohus. Juba hetkest, mil Hiina otsustab tungida, oleks reaalne oht, et esimestel päevadel ja nädalatel tekib väga palju tsiviilohvreid. Just see ongi täpselt see stsenaarium, mida me igal nädalal siin sõjasaates lahkame. Kui sa leiad selle kasuliku olevat, vajuta tellimisnuppu. See on parim viis olla kursis, kui ülemaailmne jõudude tasakaal muutub. Nüüd lähme tagasi lahinguväljale. Täpselt ei ole võimalik teada, kuidas sõda kulgeks, kuid me saame teha põhjendatud oletuse, tuginedes sellele, mida me teame mõlema poole sõjalistest võimetest ja doktriinist. Säistes silmitsi äärmiselt raske ülesandega tungida saarele ja ületada 110 miili laiune Taiwani väin, peaks Hiina tegutsema kiiresti ja jõuliselt. Tõenäoliselt saadetaks tohutud mere- ja õhuväed, et saare kaitse murda ning võimalikult kiiresti läänerannikule mingisugune tugipunkt rajada. Alles siis saaks Hiina rahvavabastusarmee PLA edasi liikuda ja võtta kontrolli alla Taiwani linnad ja infrastruktuuri. Muidugi on Hiina selleks valmistunud. Hiina on ehitanud maailma suurima mereväe, kasutades oma tohutut majanduslikku jõudu, et investeerida enneolematul tasemel laevaehitusse. Global Firepoweri andmetel kuulub Hiina mereväkke nüüd 3 lennukikandjat, 4 helikopterikandjat, üle 60 allveelaeva, 50 hävitajat, 72 korvetti, 150 patrull-laeva, 36 miinisõjalaeva ja 47 fregatti. Ja see laieneb endiselt, sest Hiina insenerid töötavad praegu juba 4. lennukikandja kallal. Hiina võib uhkustada ka ühe maailma suurima ja võimsama õhuväega, millel on kokku üle 3300 lennuvahendi, sealhulgas üle 1200 hävitaja ja ligi 1000 helikopteri. Neil on ka mõned maailma võimsaimad raketid, mis suudavad tabada ükskõik millist kohta Taipeis ja põhjustada laastavat kahju. Veelgi enam, Hiina on investeerinud palju aega, raha ja ressursse oma küberründestrateegiate tugevdamisse ning sõjaliste õppuste läbiviimisse. Uuritakse kõiki võimalikke stsenaariume ja kavandatakse kõige tõhusamaid viise Taiwani saare ründamiseks. On nähtud, et nad töötavad täiesti uute spetsiaalsete dessantparvede kallal, mis võiksid aidata vägede ja muu varustuse transportimisel üle tormise Taiwani väina. Lisaks katsetatakse süvamerekaablite lõikureid, mis võiksid teoreetiliselt katkestada saare side välismaailmaga. Lühidalt öeldes, kuigi me ei tea täpselt, mis Hiina plaan on nende sõjavägi väsimatult töötanud selle plaani täiuslikuks muutmise nimel. Ja iga rünnak Taiwani vastu oleks tõenäoliselt nii kiire kui ka jõhker. See hõlmaks sihitud raketirünnakute, küberrünnakute, mereblokaadide, õhuruumi häirimise ja täiendavate operatsioonide segu, mille eesmärk on viia väed, suurtükivägi ja muud ressursid üle väina Taiwani suurematesse sadamatesse ja rannikulinnadesse, võimalikult väheste kaotuste ja viivitustega. See ei oleks etapiline ega järk-järguline sõda. Hiina tõenäoliselt paiskab kogu oma jõu Taiwani vastu väga lühikese aja jooksul, mis paratamatult tooks kaasa tohutuid inimkaotusi.
sest erinevalt Ukrainast ei oleks Taiwani tsiviilisikutel lihtne põgeneda. Paljud valiksid jääda kodudesse, mida nad on kogu elu tundnud, ja isegi neil, kes otsustavad evakueeruda, poleks eriti palju võimalusi. Eriti kui Hiina katkestaks side, kontrolliks õhuruumi ja kehtestaks mingisuguse mereblokaadi saare ümber, kõrvaldades sisuliselt kõik võimalused inimestel lahkuda, aga Taiwan ja selle inimesed ei annaks lihtsalt alla ega lehvitaks valget lippu, kui Hiina laevad nende poole teele asuvad. Nii nagu Hiina, on ka nemad selleks võimaluseks aastaid valmistunud, oma strateegiaid lihvinud, kaitsevõimesse investeerinud ja kõiki võimalikke meetmeid sõjaks valmistumiseks rakendanud. Taiwan on samuti hoolikalt jälginud sündmusi Ukrainas alates sellest, kui sõda seal 2022 aastal algas. Tõepoolest, juba kuu aja jooksul pärast konflikti puhkemist ületasid Taiwanis tehtud Google'i otsingud, mis olid seotud Venemaa-Ukraina sõjaga, kaugelt teiste tollal oluliste teemade, nagu COVID-vaktsiinide ja kiirtestide kohta tehtud otsingute arvu, kuigi neid oli tol ajal väga vähe saada. Kasvas ka sõjaga seotud telesaadete ja uudisreportaažide vaadatavus, kuna Taiwani elanikud püüdsid saada võimalikult palju teada sellise konflikti kohta, mis võiks ühel päeval puhkeda ka nende enda kodumaal. See tõi kaasa suuri muutusi avalikus arvamuses ja valitsuse poliitikates. Valitsus suurendas oma kaitse-eelarvet aastatel 2022-2024 18% võrra ning alates 2025 aastast loodi armees drooniüksused. Taiwan on loonud ka uued väljaõppeprogrammid armee värvatutele, mis on seotud droonisõjaga, tankitõrjerakettide ja õlalt lastavate Stingeri rakettidega. Ja küsitlused näitavad, et rohkem inimesi kui varem on valmis ja innukad osalema hädaolukordadele reageerimise ja katastroofiabi koolitustel või liituma tsiviilkaitseorganisatsioonidega. Taiwani sõjaväejuhid on samuti kahtlemata õppinud palju Ukraina sündmusi jälgides ning on juba aastaid koostanud oma plaane, et kaitsta oma territooriumi Hiina sissetungi eest. Nad on hinnanud, kuidas selline rünnak võiks kulgeda, hoidnud silma peal Hiina sõjalistel uuendustel ja arengutel ning tuvastanud kohad, mida Hiina rahvavabastusarmee püüaks esimesena enda kontrolli alla saada. Esiteks on nad üles ehitanud kogu kaitsedoktriini, mille eesmärk on võimaliku sissetungi maksimaalne viivitamine ja häirimine. Samamoodi nagu Ukraina on alati teadnud, et ta ei suuda Venemaad üks-ühele konfliktis võita, teab Taiwan, et tal ei ole piisavalt sõjalist jõudu, et Hiinast jagu saada. Aga see ei tähenda, et nad ei suudaks Hiinale tõsist kahju teha ja tema edenemist piisavalt aeglustada, kuni liitlased kohale jõuavad ja abi osutavad. Seetõttu põhinevad Taiwani kaitsetaktikad suuresti niinimetatud siilistrateegial, mis tugineb paljude väikeste ja mobiilsete relvade kasutamisele, mitte suurtele ja kallitele platvormidele. See muudab saare sisuliselt okassiga sarnaseks, kus igal pool on kaitseokkad, raketid, ringlevad laskemoonad ja laevatõrjesüsteemid. Kõik need on suunatud selleks, et põhjustada ründajale suuri kaotusi ja muuta sissetung Pekingile võimalikult kulukaks. Taiwanil on ka tipptasemel jälgimissüsteemid, näiteks kaasaegsed radarid, mis pidevalt jälgivad saart ümbritsevaid meresid ja õhuruumi, olles valmis tuvastama lähenevaid rakette ja andma varajast hoiatust. Taiwani sõjavägi on samuti loonud tugevad küber- ja infokaitsesüsteemid, sealhulgas dubleeritud sidekanalid ja desinformatsioonivastased strateegiad, et tõrjuda Hiina hävitavat digisõda. Nende investeeringute ja uuenduste kaudu on Taiwan püüdnud heidutada Hiinat sissetungi alustamast. Taiwan on teinud kõik endast oleneva, et näidata end riigina, keda on peaaegu võimatu rünnata ilma, et sissetungijad kannaksid suuri kaotusi. Siiski võib Hiina mingil hetkel lihtsalt otsustada, et eesmärk pühitseb abinõu ning Peking võib olla valmis neid kaotusi aktsepteerima, kui ta saab, mida tahab. President Xi Jinpingi pikaajalise eesmärgi täitumine, Hiina ja Taiwani taasühendamine lõpuks ometi. Seega, kui invasioon algaks, pole kahtlustki, et Taiwanil oleks tugevad süsteemid enda kaitsmiseks olemas. Kuid nad võivad hakata murduma sissetungijate jõu tohutu surve all. Konflikti algfaas oleks tõenäoliselt üks verisemaid ja jõhkramaid, mida maailm kunagi näinud on. Taiwani sõjavägi kasutaks kõiki olemasolevaid rakette, suurtükiväge ja õhutõrjesüsteeme, keskendudes peamistele sadamalinnadele ja rannikualade sisenemispunktidele, nagu sadamad, rannad, sillad ja tammteed. Ühe peamise eesmärgiga – võita aega.
See keskenduks ainult sissetungi võimalikult kaua edasilükkamisele, andes ülejäänud maailmale aega reageerida, vastata ja abi saata. Hiina kasutaks samal ajal oma ulatuslikke mere- ja õhuvägesid, alustades üheaegselt küberrünnakuid ja raketilööke, kuid eesmärgiga, mis on täpselt vastupidine Taiwani omale. Kui Taiwan keskenduks konflikti algfaasi viivitamisele ja pikendamisele, siis Hiina sooviks algfaasi võimalikult kiiresti lõpetada. Sest kui Hiina suudaks rannikul mingisuguse tugipunkti saavutada ja hakkaks vägesid suurtesse linnadesse nagu Taipei sisse tooma, oleks sõda teatud mõttes juba võidetud. Peking saaks lihtsalt jätkata sõdurite ja muu varustuse üle väina transportimist, ehitades saarele üha suurema ja peatamatuma jõu. Et hävitada kõik alles jäänud kaitsejõud ja ilma võimaliku põgenemisteeta seisaksid Taiwani inimesed silmitsi sünge valikuga, surm või alistumine. Nüüd pole võimalik ühtegi sõda ette ennustada, eriti sellist, kus on nii palju muutujaid. Kuid nende algfaaside lõpptulemus taandub lõpuks sellele, kumb pool on paremini ettevalmistunud ja planeerinud. Hiina järelejätmatu rünnak põrkub kokku Taiwani siilkaitsega ning protsessis kaotavad kindlasti elu nii paljud sõdurid kui ka tsiviilisikud. Venemaa-Ukraina sõja algfaasid olid õudsed, laialdased tsiviilohvrid, massiliste sõjakuritegude teated ja kujuteldamatud hävingustseenid. See oleks veel hullem. Kaotusi kannataksid mõlemad pooled ning Taiwani äärmiselt tihe asustatus tähendab, et kohalik elanikkond kogeks neid kaotusi kiiresti ja massiliselt. Isegi kui nad otsiksid varju Taiwani suurte linnade maa-alustes kaubanduskeskustes ja teistes maa-alustes rajatistes, oleksid nad pideva pommitamise ohus, kui Hiina raketid sajavad ülevalt alla ja droonide parved täidavad taeva. Kuid just see, mis järgneb, muudaks Hiina ja Taiwani vahelise sõja palju hullemaks kui sõda Ukrainas, sest teised riigid üle maailma tunneksid tõenäoliselt vajadust sekkuda ja konfliktis kaasa lüüa. Ka siin pole midagi kindlat, sest isegi Taiwani lähimad liitlased on aastate jooksul väljendanud erineval tasemel toetust ja valmisolekut saart kaitsta. Seda öeldes on mitmed riigid, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, maailma suurim sõjaline suurvõim, lubanud sekkuda ja aidata Taiwani rahvast, kui neid peaks rünnatama. Ka Japan võiks võtta Hiina vastu sõjalisi meetmeid või saata Taiwanile abi muul viisil. Pole täpselt selge, kuidas need riigid reageeriksid, kuna nad on ajalooliselt hoidnud strateegilise ebamäärasuse poliitikat, keeldudes selgelt välja ütlemast, milliseid samme nad astuksid, juhul kui sissetung peaks aset leidma. Aga mõlemal riigil, eriti Ameerika Ühendriikidel, on jõudu konflikti oluliselt mõjutada, mis võib kiiresti kontrolli alt väljuda, kui teised riigid sekkuma hakkavad. Ja kuna see oleks nii kokku surutud, intensiivne konflikt, tuleks otsused teha kiiresti. See ei oleks nagu Ukraina puhul, kus Kiievi liitlased üle Euroopa ja Põhja-Ameerika on saanud endale lubada nädalaid või kuid arutamiseks ja vaidlustamiseks, millist abi anda ja kuidas reageerida Venemaa agressioonile. Riigid peaksid reageerima palju kiiremini, kusjuures kitsad ajaraamid ja lähenevad tähtajad suurendaksid eskalatsiooni riski veelgi. See on vaid üks paljudest põhjustest, miks Hiina ja Taiwani vahelist sõda peetakse paljude ekspertide poolt üle maailma kõige tõenäolisemaks 3. maailmasõja eelkäijaks. Sest kui Hiina tõepoolest astub sammu ja alustab oma sissetungi, ei taha ta peatuda enne, kui on oma eesmärgid saavutanud. Kui Ameerika seejärel sekkub NATO liitlaste toetusel, on lihtne ette kujutada, kuidas olukord võib kiiresti kontrolli alt väljuda. Sellised riigid nagu Venemaa ja Põhja-Korea võiksid tulla Hiinale appi, mis viiks sellise konfliktini, mis muudaks maailma, nagu me seda tunneme, paljudeks põlvkondadeks, ettekujutamatu inimkaotuse ja isegi pideva tuumakatastroofi ohuga, kuna enamik, kui mitte kõik, maailma tuumariigid võiksid sellesse lahingusse kaasatud saada. See on muidugi kõige hullem stsenaarium. On siiski võimalus, et Hiina sissetung Taiwanile ei pruugi tingimata vallandada ülemaailmset konflikti. Isegi kui Hiina lihtsalt saab, mida tahab ja haarab saare kontrolli alla mõne nädalaga, võib sellel siiski olla potentsiaali põhjustada maailmale, nagu me seda tunneme, palju suuremat kahju kui sõda Ukrainas. Mitte inimkaotuste mõttes, vaid majandusliku kahju poolest. Miks? Sest Taiwan on domineeriv jõud ühes maailma tähtsaimas tööstusharus, pooljuhttööstuses. Pooljuhid on olulised materjalid, mida kasutatakse paljude tänapäevaste elektroonikakomponentide valmistamiseks, mis panevad meie maailma toimima, alates transistoridest kuni arvuti mikroskeemide ja päikesepatareideni.
lugematud seadmed sõltuvad neist pooljuhtidest ning Taiwan peamiselt oma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ehk TSMC kaudu juhib selles valdkonnas, tootes kõige keerukamaid, kompaktsemaid ja võimsamaid kiipe nutitelefonide, arvutite, tehisintellekti süsteemide ja muu jaoks. Kuigi ka teised riigid, sealhulgas USA, on töötanud oma pooljuhttööstuse arendamise nimel, ei saa Taiwani tähtsust selles valdkonnas alahinnata. See on ainus koht maailmas, kus suudetakse nii arenenud kiipe nii suures mahus toota. Igasugune häire saare pooljuhttööstuses mõjutaks otseselt tarbeelektroonika, autode, meditsiiniseadmete ja sõjaliste süsteemide tootmist kogu maailmas. Sõda võiks näiteks viia selleni, et pooljuhtide infrastruktuur hävitatakse raketirünnakute ja pommitamiste tõttu, mille tagajärjel variseb kokku ülemaailmne kiibivarustus. Hiina võiks teise võimalusena teadlikult vältida Taiwani kiibitehaste sihtimist ning võtta need hoopis enda kontrolli alla, saavutades sellega tohutu majandusliku võimu ja mõju. Igal juhul oleksid tagajärjed tohutud ning nende mõjusid tuntaks üle kogu maailma. Kui igapäevased elektroonikaseadmed nagu nutitelefonid, arvutid ja andmekeskused kannatavad äkiliste puudujääkide all, aeglustub tehnoloogiline areng peaaegu täielikult. Pilveteenuste hinnad tõusevad hüppeliselt, uute sõidukite tootmine langeb järsult, sõjalised ja meditsiinilised arendusprogrammid viibivad ning kogu maailm muutub Hiinast veelgi sõltuvamaks kui varem. Nagu öeldud, pole miski selles kindel ning Hiina ja Taiwani vahelise sõja kulgemiseks on peaaegu lõputult erinevaid võimalusi. Kuid peaaegu igas neist võimalikest stsenaariumitest oleksid kulud tohutud. Kaotataks palju inimelusid, häviks väärtuslikku infrastruktuuri, rahvusvahelised liidud pandaks proovile ning maailma tulevik sellisena, nagu me seda tunneme, muutuks igaveseks pöördumatult. Nüüd saad teada, kuidas Taiwan võib end Hiina rünnaku eest piisavalt kaua kaitsta, et takistada Pekingil oma eesmärkide saavutamist selles videos. Või vaata seda videot, et näha, kuidas USA juba valmistab ette salarelva, mis võiks purustada Hiina sissetungikatse enne, kui see üldse algab. Ja et olla kursis viimaste sõjandusuudistega Hiinast, Taiwanist, Venemaalt, Ukrainast ja mujalt, telli meie kanal juba täna.